Nii, super. Ehk siis täna ma räägiks teile siis tehnotroonika õppekavast, kellele seda võiks tarvis olla. Tarvis on tehnotroonikuid ja siis tehnotroonika õppekava lõpetanud tegelikult pea igas eluvaldkonnas ja sektoris. Muuhulgas siis tööstusettevõtetes. Ehk siis tehnotroonika on selline eriala, kus on kokku sattunud nii mehaanika, elektroonika, siis ka tarkvaraarendus. Ennekõike põhiküsimus, mida siis tehnotroonika eriala lahendab, on see, et kuidas riistvara ja tarkvara omavahel kokku sobitada, riistvara siis nii mehaanika kui ka elektroonika poolelt. Õppekava kontekstis siis meil on 2 spetsialiseerumist. Üks on just nimelt siis elektroonika spetsialiseerumine, teine on mehaanika spetsialiseerumine. Sõltuvad siis sellest, millised valikud soovitakse siis teha või millega ennast tulevikus soovitakse siis siduda. Kui me räägime siis esimesest aastast siis näiteks, siis esimesel aastal on meil valdavalt sellised üldised ained. Selleks ma loodan, kõige parem ülevaate annab tegelikult teile õppekavas see, kui te vaatate konkreetselt siis seda õppekava. Nii, võtame siit siis praegu ekraani näiteks ette. Nii, ma usun, et siit peaks olema praegu ekraani nüüd siis näha. Lisaks siis sellele võtame siit ka. Nii, kui te lähete Maaülikooli siis kodulehele, lähete õisi, siis te leiate üles õppekava tehnotroonika ja siis te võiksite klikata siis sellele õppekavale, mis siis teid hakkaks ees ootama siis 1. septembrist alates. Nagu te näete, 240 EAP-d, ehk siis õppe on 4 aastat ja on jaotatud mooduliteks. Et meil on üldmoodul, kus antakse sellised alusteadmised, just nimelt selline tasandus siis nii matemaatika kui ka füüsika koha pealt. Füüsika jaguneb siis 8, kus on rohkem siis füüsika alustes Newtoni füüsikat ja vooluringides puutuda siis kokku nii Ohmi kui ka Kirchhoffiga. Lisaks tuleb inseneridel puutuda mingil määral kokku ka siis keskkonnakorralduse ja biomajandusega. Selleks on siin 2 õppeainet, mida õpetatakse üle terve ülikooli. Ja ka siis ettevõtluse osa. Põnevaks läheb võib-olla siis, kui jõutakse siis erialamoodulini, mis on omakorda jagatud siis mooduliteks. Ennekõike just, et kuidas saada erialast teavet, milline võiks olla see sissejuhatus inseneeriasse, ehk siis mis teid üldse ees hakkab ootama. Natukene on siin materjali õpetusest ja ka tugevusõpetusest, mida peaksid siis kõik saama. Tehnika projekteerimise moodul siis, kus lühidalt õpite tegema jooniseid, modelleerima, virtuaalselt koostusid looma, ehk siis selline masinaehituslik moodul. Lisaks on juures 8 EAP jagu robootikat, mis hõlmab endas ka tegelikult siis tööstuskontrollereid. Viimaste aastate kõige suurema uuendusena on tekkinud selline moodul nagu infotehnoloogia 30 punkti ulatuses. Ja see konkreetne moodul on loodud alles paar aastat tagasi, enne kõike selleks, et moodustada selline ajakohane ja jätkusuutlik tervik,
kus siis ained oleksid omavahel võrdlemisi tihedalt seotud ja moodustaksid sellise hea jätkuõppe terve stuudiumi vältel siis. 3. aastale jõudes tuleb teil teha siis valik spetsialiseerumisega seoses, kas te siis soovite minna mehaanika suunale või elektroonika suunale ja selle võrra siin ained on võrdlemisi erinevad. Sõltuvalt valitud suunast on ka praktikad mõnevõrra erinevad, just nimelt mõnevõrra erinevad. Teil tuleb käia ettevõtetes praktikatel. Teatud tingimustel on võimalik neid praktikaid sooritada ka siis ülikoolis, viies läbi erinevaid siis tegevusi, mille tulemusel valmib mingisugune seade või lahendus, mida hakatakse edaspidi siis ülikoolis näiteks kasutama. Nii. Oluline on see, et te peate valima ühe siis mooduli, aga see ei tähenda seda, et ei või teisest moodulist aineid juurde võtta, aga lihtsalt ühe mooduli te peaksite siis läbima tervikuna, aga silmaringi laiendamise mõtteks, kui tunniplaaniga sobitab, võib alati võtta teisest moodulist juurde ja omast kogemusest. Mina isiklikult lõpetasin tehnotroonika õppekava aastal 2017 ja minul õnnestuski läbida selle 4 aasta jooksul mõlemad suunad, nii mehaanika kui elektroonika. Ei olnud kõige lihtsam, aga siiski tollal tundus, et on mõistlik õppekavast võtta absoluutselt maksimum, mis siis on võimalik. Ja lisaks on pandud kokku selline väikene assortii erinevatest siis eriala valikainetest. Siit on vaja võtta siis 10 punkti jagu. Nagu te näete, see tähendab tegelikult siis 2 suuremat õppeainet või 3 väiksemat õppeainet. Siit saate vabal valikul ühtest võtta ja pluss loomulikult vabaainet ka veel juurde. Vabaaineteks võivad olla ka siit samast eriala valikainete moodulist mingisugused ained. Vabaainete alla lähevad ka siis teisest spetsialiseerumisest ained. Teise spetsialiseerumise aineid saab lugeda ka omakorda tegelikult valikainete mooduli alla, et kogu see ainete süsteem on võrdlemisi paindlik ja pandud kokku siis niimoodi, et tudengid saaksid enda jaoks teha kõige sobivamad ja kõige paremad valikud just selles kontekstis, et nad saaksid õppida seda, mis neid endeid siis huvitab. Ja 4. aastale välja jõudes tuleb kõigil teha siis lõputöö. Et kuidas me varasemalt oleme üritanud siis propageerida, on see, et kui tudengid jõuavad 3. aastale, siis nad tegelikult valivad siis spetsialiseerumise ja siis need samad spetsialiseerumismoodulis olevad ained võiksid oma kursusprojektidega juba hakata toetama lõputöö valmimist. Nii, aga siit te näete lihtsalt millised ained ees ootavad, aga kui kerime tagasi üles poole, siis on selline asi olemas nagu õppeplaan. Ja kui me vajutame selle õppeplaani peale, siis meil tuleb eraldi aken ja selles aknas siis me näeme, millised õppeained meid mingisugusel siis aastal vastavalt siis kas kevadel või sügisel ees ootavad. No, kohe näeme, et kohe esimesel kursusel sügisel ootab ees kõrgema matemaatika esimene osa. Nii, näeme, et saate kohe ka natukene füüsikat, kohe ka õigusõpetust, siis startupindust, küll biomajandustehnoloogiat käsitluses. No, sissejuhatus inseneerias, natukene kohe alguses ka materjaliõpetust ja sisuliselt kevadel teid rohkem midagi ees ei oota ja saate minna juba teisele aastale. Et nagu ma ütlesin, põnevaks võib-olla hakkabki minema just nimelt teisest aastast.
ja see kompetents võib olla siis, mis väljendub suurepärastes lõputöödes. See võiks siis hakata vaikselt kujunema siis kolmandal aastal, kui hakkate valima siis spetsialiseerumist. Nii, siis uuesti ette. Nii, laias laastus see õppekava siis vastab mehhatroonikainseneri kutsestandardile. Hetkel siis mehhatroonika eriala lõpetanud saavad ka 6. taseme inseneri esmakutse, mehhatroonikainseneri esmakutse siis. Selle pealt on hiljem võimalik taodelda siis mehaanikainseneri 6. taseme täiskutset mehhatroonika spetsialiseerumisel. Ja loomulikult astudes hiljem magistriastmesse on võimalik saada 7. taseme mehaanikainseneri kutse. Et kuigi mehhatroonika õppekava esimene väljund on tööturg, siis valdavalt pooled lõpetanutest jätkavad magistriastmes oma õpinguid ja võib juhtuda, et mõni jätkab ka siis doktoriõppes. Et kuigi see on pigem harv nähtus. Aga kellena te siis tööturule minnes töötada võiksite? Igasuguste siis juhtidena teist võib saada tootearendusjuht, teist võib saada lihtsalt konstruktor, teist võib saada mingisugune hooldus- või käidujuht, tehnikajuht, võib saada tootmistehnoloog, võib saada kes iganes insener. Ja üks asi, mida kindlasti tahaks toonitada, et kui mõne teise eriala puhul võib tekkida küsimus, et kuidas on lood tööturule pääsemisega, töökoha hankimisega, siis ma ei ole veel kuulnud, et ükski mehhatroonika eriala lõpetanu oleks kuidagi töötuks jäänud. Pigem on meil probleem selles, et juba 3. kursuselt hakatakse helgemaid päid sõna otseses mõttes ettevõtetesse värbama ja need, kes on jõudnud 4. kursusele, siis üle poole nendest tegelikult mingisuguse koormusega juba siis töötavad ja teenivad tegelikult päris hästi. Et see loomulikult sõltub konkreetsest ettevõttest ja positsioonist, aga tegelikult siis on selline keskmine töötasu, sõltuvalt piirkonnast jällegi, 2,5 neto, mis meie vilistlased teenivad. Ja ei ole sellist asja, nagu oleks tööpuudus. Ei, inseneridest on puudus. Ja tegelikult on ka see, et miks me ootame tudengeid meile õppima, on see, et me tõesti tahame panustada Eesti tööstusesse, tootearendusse kui sellisesse. Meie tudengite lõputööd on valdavalt projektipõhised, ehk siis selle lõputöö tulemusena valmib midagi käega katsutavat. Teinekord koos selle lõputööga valmib ka patent, ehk siis intellektuaalomand, mis käib kaasa siis tihtilugu ettevõtlusega, kus siis ettevõte arendab välja mingisuguse toote ja otsustab seda siis toodet patenteerida selleks, et kaitsta oma intellektuaalomandit ja nautida siis heast inseneritööst saadavat tulemust. Õppekava kui selline on välja kujunenud aastatega, et see valmistab teid ette päris mitmekesiselt kõikvõimalikeks olukordadeks ja on
rakendada just nimelt seda probleemipõhist õpet, kus siis kursuse projektid on ka mingisuguse konkreetse väljundiga, mis siis eeldavad teilt natukene sellist loomingulisust ja loometööd, et ka inseneeria on teataval määral loometöö, isegi võib öelda puhas loometöö. Nii palju, kui on erinevaid probleeme ja insenere, on nii palju erinevaid lahendusi. Oleme rakendanud, veendunud, et kui 10 tehnotroonika õpilasele anda üks ja sama probleem lahendada, siis me saame tõepoolest 10 erinevat lahendust. Ja siis on see, et teinekord tuleb minna veel omakorda uuele ringile, et siis leida kombineeritud lahendus. Aga üldiselt õppekava lõpetanud tulevad toime erinevate tööstuslike probleemide lahendamisega, uute lahenduste väljatöötamisega, juurutamisega, käiduga. Ja me loodame, et eesootaval sügisel on siis meil palju avaldusi. Ja meil tekib võimalus täita klassiruumid maksimaalselt siis 35 alustava tehnotroonikuga. Ja loomulikult aidata ja toetada neid igakülgselt kogu stuudiumi vältel, et ka neid lõpetajaid oleks siis võimalikult palju ja et nende lõpetajate seast. Kuigi esimene väljund on tööturg, siis oleks ääretult tore, kui siiski vähemalt pooled tuleksid ka magistriõppesse, et siis panustada hiljem tööstusesse veelgi suuremal määral, sest et tehnotroonika eriala lõpetanud üldiselt on väga selgelt ikkagi seotud selliste eluvaldkondade ja sektoritega, mis kuidagi moodi siis tõstavad sisemajanduse kogutoodangut ehk siis elavdavad majandust. Ja seda siis läbi erinevate toodete ja teenuste arenduse valdavalt. Aga et mitte olla ainult siis sellises rääkivas ja reklaamivas vormis, ma pigem küsiks teie käest, et millised on teie ootused, mille kohta te täpsemalt teada sooviksite? On teil mõni küsimus tekkinud? Võite kirjutada, võite läbi mikrofoni ka rääkida. Küsige julgelt. No nii, siit tuleb üks küsimus. Nii, praktika näeb välja selline, et kõige esimene praktika on tegelikult meil õppetöökojas. Teil on neid praktikaid rohkem kui 1 ja 2. Esimene praktika on meil õppetöökojas. Teine praktika on selline sissejuhatav praktika ettevõttes, see võtab 1-2 nädalat aega. Selle eesmärk on lihtsalt, et saaksite aru tööstusettevõtte toimimisest, korralduslikust poolest, millised on need seadmed, millega seal töötatakse, millised on erinevad siis sellised ohutegurid. Kindlasti te tõenäoliselt saate seal lugeda erinevat ohutusinstruktaaži, tutvuda erinevate riskidega, võib-olla näidatakse teile ka seda majanduslikku poolt, et kuidas tooraine tuleb sisse ja toodang siis välja liigub. Siis järgneb siis mehaanika suunal olevatel tudengitel arvprogrammi juhitavate pinkide praktika. Elektroonika suuna inimesed saavad seda praktikat sooritada meie ülikoolis, valmistades erinevaid elektroonika lahendusi, mida nad on siis eelnevalt alustanud siis õppeainetes läbi kursuse projektide, et nad saavad selle asja reaalselt valmis teha.
Ja siis viimane tootmispraktika, see on jällegi siis enamasti sooritatakse see ettevõttes ja seal see viimane praktika siis eeldab tegelikult, et te olete võtnud ikkagi mingisuguse juhtiva rolli. Ehk siis, kas te olete juba seal mingisuguse projekti eest vastutav konstruktor, kas mingisuguse projekti ühe osa eest vastutav konstruktor, seal te pigem tegelete siis projekteerimise poolega, ehk siis teile tuleb korraldus, mingisugune siis kas siis seade projekteerida, mingi olukord lahendada ja siis te lahendategi selle ja dokumenteerite. Et see viimane praktika, tootmispraktika, see sisuliselt kestab terve suve. Pingipraktika, kui ma õigesti mäletan, ja erilapraktika, need olid mõned nädalad ja siis see esimene sissejuhatav ettevõtte praktika, olemuslikult niisugune nädal. Praktika ettevõtted peaksite leidma teie, küll aga teile korraldatakse ettevõtetes külastusi. Ettevõtted saadavad ka meile ise siis erinevat materjali ja sellist reklaammaterjali, et meie tudengid on nendele praktikale oodatud. Praktikate jaoks on meil eraldi siis praktika koordinaator, kes tegelikult aitab teil ka siis praktikaettevõtteid leida ja võib-olla siis kuulab teid ära ennekõike selle koha pealt, et millises ettevõttes te sooviksite seda praktikat siis läbi viia ja oskab soovitada siis vastavat ettevõtet, mis võiks teie soovidega kuidagi natukene paremini siis haakuda. Praktikat jällegi hästi oodatud on ka välispraktikad. Ma ise omast kogemusest siis tootmispraktika sooritasin üldse Lätis ühes pakkeliin valmistavas ettevõttes, et saada natukene seda rahvusvahelist kogemust ka juurde ja näha, kuidas siis mujal asjad käivad. Et see praktika ei ole mitte selline kohustus, mis saab kuidagimoodi ära teha, vaid ma ütleks, et see praktika on tegelikult võimalus näha, kuidas ettevõtetes asjad käivad, sest et te võite ise ka mõnes, ma ei tea, teises ettevõttes näiteks töötada, aga te ei lähe siis sinna praktikabaasi nii-öelda siis, kui mõne teise ettevõtte töötaja, vaid te lähete sinna kui tudeng. Ja siis te näete tudengina võib-olla midagi, mis võib teile hiljem kuskil kasuks tulla. Ja mida saaksite võib-olla ka siis oma tulevases töökohas või ettevõttes rakendada. Et praktika on siiski võimalus näha, kuidas teistes suuremates ettevõtetes asjad käivad. Mida ma kindlasti soovitan, on pigem vaadata praktikabaasideks ettevõtted, mis tegelevad prototüüpide ja üksiklahenduste väljatöötamisega. Need on natukene põnevamad. Et kui te lähete praktikale ettevõttesse, mis lihtsalt allhanke korras opereerib valdavalt selliste 12-tunniste vahetustega, siis seal on see praktika lisandväärtus võrdlemisi väike. Et põhiline rõhk võiks olla tegelikult selliste inseneribiroode puhul, protoettevõtete juures, miks mitte ka võib-olla mingisugused startupid, et kus on seda loometööd natukene rohkem. Loomulikult hästi oluline on näha ka sellist masstootmist, sest et seal on tihtilugu kõik üsna ära optimeeritud ja keskendutud siis võimalikult madalale ühikukulule. Protoettevõtetes on ühikukulu ääretult suur, mänguasju on rohkem, vabu vahendeid ja valikuvõimalust on rohkem. Ja sellist katsetust on kõvasti rohkem. Aga nagu öeldud, kõige esimene praktika siis on meil siin töökohas, seal lihtsalt saate esmase kogemuse, kellel ei ole, et kuidas üldse siis materjale omavahel kokku liita keevitamise teel, kuidas erinevad materjale siis töödelda läbi lõiketöötluse, natukene ka siis kiht lisandamistehnoloogiatest ehk siis 3D-printimistest. Et selline põhiline sissejuhatus, et kuidas
midagi ja mis vahenditega siis võiks valmistada. Nii, küsige veel, julgelt. Mida rohkem te praegu küsite, seda parem on. Jah, selles mõttes on see, et teoreetiline osa on väga raske. Nii ja naa. Tegelikult on see, et kindlasti sealt teatavat läbipudisemist on, aga meil peaks olema tegelikult matemaatika jaoks selline ettevalmistus ja tasanduskursus, mis on soovituslik läbida. Laias laastus tasanduskursus on näiteks väga hea võimalus nendele, kellel siis matemaatika riigieksami punktidega ei ole kõige paremad lood. Et see ettevalmistav kursus siis valmistab ette matemaatika sisseastumiskatseks ja natukene tegelikult siis aitab ette valmistuda ka siis algavaks semestriks. Füüsika puhul ma ei leia, et selleks ületamatu. Et see füüsika alused siis tegelikult on tegu keskkooli füüsika kordamiskursusega. Enam see on sisuliselt keskkooli füüsika kordamiskursus, selline tasandamiskursus. Matemaatikaga on tõesti see, et te õpite päris kiiresti päris palju juurde. Aga õnneks õppejõud on hästi vastutulelikud ja valmis teid igakülgselt aitama. Lihtsalt olge ise aktiivsed, küsige õigeaegselt ja jumala eest ärge tundke häbine. Kõige halvem asi, mida te saate teha, on see, et te lihtsalt jätate küsimata. Te olete kooli tulnud selleks, et õppida. Nii. Ja selleks, et õppejad saaks teid suunata, siis te peategi ise ka avaldama soovi ja aegsasti andma teada, milline asi võiks natukene rohkem tähelepanu saada, millest võiks natuke rohkem rääkida ja niimoodi see väljalangevus tegelikult väheneb. Et pigem on muud probleemid, miks õpilased ära katkevad, et see matemaatika ja füüsika kindlasti, ma ei leia, et see oleks nagu väga suur probleem. Et näiteks meil on viimastel aastatel suurenenud siis tudengite osakaal, kes on tegelikult pärit hoopiski kutsekast, siit samast Vokost siis. Ja neid, kui ma õigesti mäletan, viimasel 2 aastal on olnud vähemalt 5 tükki ja need ei ole kuskile kadunud, tulevad väga hästi toime. Et pigem on muud probleemid, et asi, mis tegelikult tudengeid läbi kukutab, on see, et kuidas seda nüüd sõnastada, iseseisev õpe. Ehk siis kodus tuleb võrdlemisi palju rohkem teha ja tuleb ennast ise sundida, et õppejõud tõesti ei hakka näpuga järge ajama, et kas need kodused ülesanded on tehtud või ei ole või mis iganes. Et kuna ülikooli tulek on vabatahtlik, siis juhitakse küll tähelepanu, et jah, tehke see, teine, 3., 4. asi ära, aga see õppevorm on nii palju erinev ja see sõltub vägagi palju sellest, et kes kuidas selle õppevormiga siis kohandub. Ülikooli astudes tuleb õppida uuesti õppima. See on kohe, mida kiiremini see endale selgeks teha, seda varem saab siis asuda siis õige asja kallale ja panna see õppekava enda jaoks tööle. Õppevorm on teistsugune, õppimisviis on teistsugune. Hästi palju tuleb ennast siis sundida. Ja sellega ma olen ka nõus, et esimesel aastal, vähemasti esimene semester, hästi palju on sellist ellujäämist. Et kui jõutakse juba siis kevadele välja, siis hingatakse kergendunult, kui jõutakse teisel aastale välja, hingatakse ka kergendunult, aga üldiselt, kes teisel aastale välja juba jõuavad, need lähevad lõpuni välja. Et viimaste aastate jooksul on vähenenud just teisel aastal õppekavalt siis lahkunud arv, et veel siin
7-8 aastat tagasi oli see päris suur. Aga praegu näiteks, kui me räägime eelmiste aastate väljalangevustest, siis kui möödunud aastal, siis 2024 võeti 24 vastu, siis praeguseks on sellest 24 järel 20, mis on väga hea tulemus. Aasta enne seda jäi 27 järel, kas oli kui 20. Aga on tõesti osad, kes on lahkunud, kuna on liiga raske, aga on osad sellised, kellel on muud elukorralduslikud probleemid vahepeal tekkinud või siis on ikkagi selgunud, et soovivad hoopis mingisugust teist valdkonda. Ja tegelikult hästi oluline on enda jaoks läbi mõelda see, millises sektoris tahta teha tööd. Oluline on töötada enda jaoks läbi õppekava, mitte ainult siis õppeainete järgi, lihtsalt pealkirjade järgi, vaid kui te võtate selle õppekava siit ilusti kenasti ette, klikake sellele peale siit näiteks, siis te näete, millised on õpiväljundid, ehk siis mida te võiksite osata pärast selle õppeaine läbimist. Te näete ka siis aine eesmärk, õpiväljundeid ja sisu lühikirjeldust. Ehk siis minu soe soovitus on teile see, et võtke see õppekava viimane redaktsioon ette ja klikake konkreetselt aine peale. Ja vaatate, mis on selle aine eesmärgid, mis on selle aine õpiväljundid, mis on sisu lühikirjeldus. Osad ainete puhul on ka välja toodud siis hindamismetoodika, ehk siis mida te peaksite tegema hinde saamiseks ja on veel nii hästi välja toodud, et mida vaja teha selleks, et saada hinne A, mida vaja teha, et saada hinne B, C ja nii edasi. Et võtke see aeg ja vaadake läbi see õppekava just ainete kaupa, ärge lugege neid pealkirju, vaid vaadake seda reaalset sisu, mis seal on. Pealkiri peab olema lihtsalt atraktiivne. Aga tegelikult, millele me oleme üritanud rõhku panna, on, et kas see sisu oleks atraktiivne ja sisu oleks ajakohane. Et üks asi võib-olla, mida me tulevikus võib-olla kavatseme suurendada, aga me ei saa seda teha nüüd siis eesootavaks õppeaastaks, on lisada juurde siis õppeained, mis käsitlevad nii tehisaru, masinõpet, masinnägemist. Et kui need ained peaksid juurde tulema, siis need teie siis saaksite tulevikus võtta need ained kui vabaained või eriala valikaineid näiteks. Et see on see pool, kui nüüd objektiivselt rääkida, mis veel vajaks natukene võib-olla kaasajastamist ja katmist, aga selleks on vaja veel mõningaid õppeaineid muuta võib-olla. Aga üldiselt antud õppekava on olemuslikult ääretult universaalne. Saate peaaegu kõigest midagi teada. Spetsialiseerumisainete puhul te lihtsalt peaksite panema need õppeained enda jaoks tööle. Nii, veel küsimusi. Palun küsige julgelt. Aga lühike vastus jah, tudengitele raske, aga nad tulevad toime. Ja väga hästi tulevad toime. Nii. Kas teil on veel küsimusi? Motivatsioonikirja kirjutamisega on selline tore lugu, et tehke see motivatsioonikiri iseseisvalt. Ärge kasutage siis tehisaru tööriistu. See motivatsioonikiri tegelikult
võiks olla siis koostatud pärast seda, kui te olete õppekavaga varasemalt tutvunud, just nimelt vaadanud üle, millised ained teid ees ootavad, mis on nende ainete sisu ja siis te peaksite ära kirjeldama, kui motiveeritud olete neid aineid läbima ja mille jaoks. Et mida te siis tahaksite õppekavast võib-olla rohkem saada, mis te kõige rohkem sealt huvitab, kellena te näete ennast hiljem tööturul ja kuidas siis õppekavas olevad ained võiksid aidata teil läbi lüüa tööjõuturul, et te oleksite konkurentsivõimelised ja siis läbi ettevõttele suure lisandväärtuse andmise annaksite endale ka siis pangakontole mingisuguseid siis täiendavaid vahendeid, et analüüsige õppekava ja analüüsige seda siis enda seisukohast, et kuidas endaks tööle panna, kuidas valmistab tööturuks ette, aga lihtsalt ärge kasutage tehisaru, et sellisel puhul tundub, et see motivatsioon ei ole piisav siis, et see pisikene kirjatükk on tegelikult selline pisikene õppekava ja eneseanalüüs. Ja kui te selle motivatsioonikirja kirjutate, siis tegelikult selle kirja lõpuks te võiksite ise ka aru saada või hinnata, et kui motiveeritud te siis tegelikult olete. Et kas te tulete ainult sellepärast, et näiteks, ma ei tea, Tartu Ülikooli arvutitehnika kursusele ei saanud sisse või seal on nii-öelda konkurents liiga tihe, või te siis tõepoolest tahategi tulla, sest õppekava ise on huvitav ja siis oleks maru hea teada, et mille poolest on huvitav. Sest nende motivatsioonikirjade puhul me tegelikult saame ka õppekava arenduse juures siis vaadata, kuidas seda kõike teha atraktiivsemaks, kuidas teie ootuseid täita ja kuidas ühtlustada niimoodi, et siis ettevõtjate ja tööturu ootused ühtiksid teie ootustega, et kõigi ootused oleksid ühtaegu täidetud. Nii, küsige veel. Motivatsioonikirjast olulisem on see, et eksami tulemustega oleks kõik korras. Aga ka motivatsioon on ääretult oluline, sest et ma ei saa niimoodi selgelt väita, et need inimesed, kelle motivatsioonikirjad on kuidagi viletsamad olnud, et nad on siis kas õppekohast loobunud või on välja kukkunud. On olnud inimesi, kelle motivatsioonikirjad on tõesti suurepärased, ei ole tehisaruga koostatud, aga mingisugusel põhjusel nad ei ole isegi mitte õppimagi tulnud. Et on ka seda ette tulnud. Aga siiski, see peaks olema jällegi, nagu ma ütlesin, mitte lihtsalt üks nõme lisakohustus, vaid võimalus teostada ka eneseanalüüs, et mida te siis tegelikult asjast arvate või miks te seda teha tahate. Nii, on teil veel küsimusi? Palun küsige. Kui teil tekib hiljem küsimusi, siis võite loomulikult kirjutada e-maili peale konkreetsete küsimustega ja aitan teid meelsasti, et nii võtame siit see ette, kooli kodulehe. Noh, näete, siin on mõned sellised täpsustavad küsimused, millest võiks võib-olla alustada, teist kolmandat. On toodud välja ka mõned siis õppejõud, kellega kõige rohkem kokku puututakse. Ja ehk siis, kui teil on küsimusi, mis tekivad siis hiljem kas või motivatsioonikirja koostamisel siis motivatsiooni leidmiseks, võite alati kirjutada
küsida täpsustavaid küsimusi. Et aitan teid nii, kuidas oskan ja anda teile siis infot, et õppekava siis alustamisel teie ootused võiksid olla siis asjakohased. Nii, on teil veel küsimusi? Kui teil hetkel rohkem küsimusi pole, siis minu poolt oleks teile tänaseks kõik. Aitäh osalemast, aitäh kuulamast, aitäh esitamast küsimusi ja kõiki osalejaid kindlasti ootame kandideerima, ootame teie motivatsioonikirju ja loodetavasti näeme 1. septembril. Minu poolt aitäh!